pime ongi. Olen kuskil Nukitsamees elab täiesti suvalises metsas. Ja sõidame siin paar ringi. Ja siis on jälle mõnus olla. Kell on 12 ja hakkame minema. Iga minuti tagant läheb üks paar ja Renks läheb kõige lõpus ja lärm läks kõigi ees. 12. 12, meil on siis luiga, need on siis 12 paari on ees. See töötab või? See töötab, noh. Jäta meelde 12 paari, siis on luiga. Sõitmine käib siin paaris. Iga üks peab oma paarilist jälgima, et ära metsa ei eksiks ega ei kaoks. Mina olen siin täna Elari Kährikuga ja mootorid ka kuskil siin on. Siin ta on. Hakkame siis vaikselt minema. Pimedas pole ammu sõitnud. Või ütle ka pimeda filmi pole ammu olnud. Aga ma olen kuulnud, et rahvale väga meeldis see pimeda sõidu värk. Kuhu sõidame? Käime ära korra metsas. Nukitsamees pidi elama siin kuskil. Too seeni ka. Praegu pole aega. Oled 12. Üks jääb vahele. Oi, siis on aega kõvasti. Seda ma mõtlesingi, et mis vale siin on. Need ei tulnud kohale, jah? Väga hea tolm eest. Natuke saab tolmu vähem alguses. Kuradi. Keegi ülevad sisse ei paneks ainu või? Kurra, ma ei näe midagi. Mida? Las ta olda, et libedam oleks. 30. Panid maksi või? Panid maksi või? Panid maksi peale või? Ei pannud vist. Kõigepealt tule põlema panema. Ma panin sulle. Oot, nii ta läheb. Vaatlikult lained rada nagu Krossi rada. Järgul on nii võimat tuli, imestab mind ära siin. Ega siin juba läks kohe nii intensiivselt. Mis juttu ma siin ikka puhun. Siin on pime ja siin on puid. Tunnen praegu head hoogu endast. Äkki pean koguma jõudu ja siis pärastpoole kiutin. Ma panen praegu kinni, ega siin all ei juhtu midagi. Ma loodan, et ei juhtu, et
päris palju õigureid siin on. juba on segadus majas korra. Seda veel. Mitu eri träkki. Oleme päris mitmed paarid juba mööda sõitnud. Ja siin nüüd jäi üks mees vahele. Ma taanduks mööda. See trikk kogu. Käändik läheb niimoodi eest ära. Olen küll. Aga ta ei taha mind lasta. See on mingi Valga mees. Oi, kus oli tolm, mitte midagi. Siin on ees veel neid tolmumehi on. Nii auklik on. Pole aega kuskil. Isegi lampi ja kaamerat rühkida. Kohe tsikli näpust ära ju. Saagi aru, kas tolm ja udu kõik on segamini. Jälle kiire rada. Lainest saetud ju. Mida kiirem seda ohtlik. Kaamera peal vetab ära ka veel pärast. Arvan, on endal hirmus vaadata, kus kandude ja juurikate tulistamine. Ja mis seal need mehed teevad, kes veel kiiremad? Tulevad veel hullem. Ei teagi, kus me nüüd läks käima. Siit või kuulnud.
täielik Raines Krossi rada on siin. Valgid olid seal. Ei ole kuskil kättest aega. Niin, niin. Tuleb. Mida perset? Kuradi voodiku raive. Täitsa perse. Oot ära, ma saan. Mulle ei saa kuradi kork. No mine. Mis nüüd on? Kuradi kork jebis mind ära. Natukene. Muidugi ilmselt panin liiga palju küttet ka tegelikult. See on siuke kindluse mõttes. Sest et tund aega on sõidetud. No umbes. Tund aega veel, et tegelikkuses selle paagiga peaks ilusti välja tulema, aga noh. Kurat ei taha siia metsa jääda, kui ei peaks tulema. Kurat silma just niimoodi virvendab. Või noh, selles mõttes jälle hea nägemine peab olema siin. Arsti juures ikka seda alumist teed peab ikka nägema hoolega kuhu poole käib lahti. Ei tea, miks teil lärm seal ära oli katkestanud ennast. Midagi juhtus. Hirveed seal juhtus. Mis asja ikka läks valesti. Ma räägin, siin ei ole vaja neid valemärgiseid panna. Mõtletu kirju pilt. Veid segadust tekkida kohtus. Palju hea hoog sees saaks täiega panna. Aga ma ei jaksa siin lainetada niimoodi uhada. Ja muidugi millest saa üle ka ümber siis. Veru, kui sa seda videot vaatad, siis muust ma siin ei mõtle praegu, kui Veru sinust. Kas veel ei tea siis? See on see rada, kus Veru tegi oma õnnetuse. Tuleb rahulikult sõita. Pealamp jäi kogemata.
täisvõimlusele panema vastu ja nüüd ei ole kuidagi mahti olnud, enam vajutada siin nii peaks. Aga sellegi poolest näitab väga hästi. Ja selle arvelt tekib. Kestab ka kauem. Ei tea, kas muidu 2 tundi peaks täiega vastu. Mida kurat? Tikku läksin näeks nihu. Eksimused hakkavad teksima. On andis kährik. Muidu pooleli teele vean. Hullu peas. 2 minutit tagapoole. Startisid Junkin ja Palusoo. Loodame, et nad meid kätte ei saa. Ta oleks halb, kui ma neid tagant näeks tulemas. Kurb oleks peale veitsi. Ja taga on veel Pere ja Renksid on ülikiired. Ja Ürta, aga nad on päris tükk maad tagapool tulid. No kurat, nad vaata ei jõua järgi, no Ürtal on veel. Jah, ei hakka siin midagi spekuleerima. Jälle panin kuradi nihu. No anna andeks. Oleks natuke rohkem nihu panin. Ma oleks jõudnud siia. Kohe uue raja. Oleks lõikanud põhimõtteliselt. Koht. No nii, nüüd peaks huvitavaks minema. Lõpuni kestma äkki pildiaparaat. Päris triki koht. On sitt koht. Kännud ja juurikad. Mida nüüd? Ongi perses või? Au! Täitsa pekkis. Tead, mis võib olla või? Aku on nii kutu. Selle peale ei tundki, et siin ei tohi välja suretada. Aku on tühi, ei lähe käima enam. Peab lükkama. Sai käima lükkasid. Välja ei tohi enam suretada. Oi, sa raisk. Ei saa üle minna. Mine üle ära, ei saa. Küra küll.
Rose ei ole naljaasi. Võtab akut hästi. No tule, Käärik. Mida pekki? Taga tulevad mingid tuled, ma loodan, et need ei ole valusooja Junksini omad. Ei teeks mu meele kurvaks neid. Tule, Käärik, palun. See ei jõua nii palju laadida, kui see suur Rose võtab. On selle probleemi nimi. Küll, see käänid järgi ju. Tegi taha tulla. See vaik on ka siin lahupiti puuritud. Tule, Käärik, koer. Pure neid. Need on ka mingid näod. Koesab see vaisisektsioon läbi. Läheb jälle nobedaks andmiseks. Vist ei saa veel läbi siin. Rindame peale, mis siin ikka. Tule, Käärik nüüd. See vana koer, need mehed tulevad ju järgi meile. Muidugi kui nad juba järel, nad alustasid paar minti tagapooleks sellest. Siis oleme juba kaotanud neile. Seda vahet me ilmselt enam juurde ei sõida. Samas võivad olla need mehed, kellest me hiljuti mööda läksime ise, need olid päris nobedad. Natugi saanud oli. Ei tule. Pagan, miks sa nii kaugel oled? Tuli tuleb. On see Käärik või sai polegi. Pagan. Ei seisma jääda, prill tema kohe uduseks. Ikka oli Käärik. Mine muffi, see küll vale koha peal oli.
nüüd ma olen küll püsti hädas. Üle tõstma. Välja suri raisk jälle. Läheb käima või? Läheb küll, ma arvan. Lõika tuli tahku välja. Õnneks läheb kähku käima. Ja õnneks need mööda läks. Need olid need, kellest me juba ise läksime. Üks kord mööda. Siit enam väga palju minna ei ole. See on siuke veerand või kolmandik ringi äkki. Käärik koer tuleb. Siin on halb möödaminemise koht. Pigem üldse ei ole möödaminemise koht. On nii kitsas, et siin ei mahu isegi sõitma. Rääkimata möödaminemist. Hea küll. Kui me leiame selle kohal. Ja ta ei pohku välja rohkem kurat. Õnneks läheb lükates. Ilusti käib. Need vennad enam ei taha mööda lasta. Tagarattas sõita nii väga raske radaga näha kogu aeg. Tolmu pilv üleval õrn. No Käärik, sinu ette. Loodan, et saad ka neist mööda. Saame edasi kulgeda jälle oma tempoga.
Väga rikkus jälle Ega niimoodi tulede järgi taha vaadates on üli raske aru ka saada, kes see seal täpselt on. Raske on kähli. Libedaks nagu kõik nühitud need roikid. Oot, kurat ma sõitsin. Tuli näitab taevas. Ei saa ju. Ma pean selle kõike tegelema. Vaba käigu kõik otsima. Laiema koha peale seisma. Painu ta tuli alla saada. Ma ei saa seisma jätta, oodad Painu läks. Törski vastu puud ja kohe. Põhis oli nii väike, et vaneks, ma ei pannud isegi tähele. Palju minna ei ole. Peame üle. Siin oli lainet. Ma ei ole nii kõva lainetaja mees. Kõik ühe hooga üle poogu. Tuli on ikka lahja või ma ei tea, kas no sellel ei taku ei hoida teda, kas näitab lahjemad ka või vaeva. Vahepeal läks kinni vahepeal. Pole aega. Nüüd vahepeal äkki kesab. Valgus on ikka väga oluline. Natukene tahaks võimsamat valgust.
jälgida see koht. Enne panime ka siht. Midagi halvasti. Näitavad otse palli. On ka veel asja huvitav. Udu tuled mul pole. Pealamp on eristunud. See tuli ootamatult. Talle meeldib neid laineid siin kangustama. Trenni mees. Ja lamp peaks olema oluliselt võimsalt, siis valgutaks sinna laine taha ka ära praegu peab vari ja siis teab, mis see taga toimub. Ei näe ju, kui sügav see laine siin on. Natuke oleks endal ka jõudu rohkem, vaja see tikk tahaks nüüd vedada. Vaeva lõppu, aga jõuad kinni hoida nii kõvasti kui vaja oleks. Lihtsalt on veel keerata maailm kaugel ruum. Mida pekki? Väga halb koht. Kurat vast saab. Pean siit üles ära pressima. Kuradi. Jälle need mehed järjest. Aku!
loll oleks mind tulega välja lühida. Jälle need mehed läksid mööda. Hea küll. Kus see lükkamine? Kus see väsitamine või sõitmine? Küpstab mõni läbi praegu. Kerge pingutus. Tohi nüüd viga teha. Kerge langs vett. Moita ei ole mõeldud nii võimsa tulega sõitmiseks, aku on pisike peal. Ja nii ta läheb. Ei jõua käima väga. 2 küünalt on ju ka peal. Siuke säde on mängul. Ei, kui ta poolu on. Hingan paar korda. Võtame oo üles uuesti. Jaapani sõidame juba 3. Tähendab, ma ei hõiska veel. Aga ma lihtsalt ennustan. Meil on võimalik sõita 3. kord. Vabandust, lendis mööda. Natuke on veel jäänud. Äkki. See tundub ei olnud kõige rahulikumad poisid. Neil on ka kiire. Põlved on nii väsinud. Lainetel on annab kõike teiste. See on ka vanad. Ja millest see võib olla? Välja suretus ja kohe mehed jälle mööda. Siis jälle näed aega vaeva, kõigepealt järgi jõud, siis mööda saada. Ohoh, mis sellist toitu siin oleks olnud. Ja koht tuleb tutta väike.
tea, Rattalist sellest ees on. Selline see pimendus veeks on. Ma ei eksi, kilomeeter veel ja ka lasku tahaks ise ka pidada. Aga mis sees millel ees on? Kui ma ei eksi, siis teemehest läks ma mööda, oleks mingi härra Pärtel, aga ei ole 100% kindlalt. Nii, sõit, kõik silmad on 100% siin otse ees musta jutil, sest kõik muud asja ei ole lihtsalt võimalik tähele panna, mis mujale jääb. Ma ei tea palju, ma arvan, et ma ei ole selle 2 tunni jooksul õigesti ilma pilgustusegi saanud. Pilgustus ja kohe on juba midagi muud raja peal, mida ei tohi olla. Kus see mees vajutab veel? Kõigine teigi. Ei tohi sinna hullu kui panna, narr oleks viimastel kilomeetritel sõit ära käkerdada. Siiani on kõik suhteliselt sujuvalt taabunud, no mõned vikarused need käivad ekstreemspordi juurde. Väga seda valguse puudub. Kähriku lamp istub ka mulle tagant rohkem valgust kui mu enda vahepeal. Hästi häirib. Vajutab. Mulgelt vajutab kerge peal. Mune on. No ma loodan, et kährik on mulle selja taha roninud, mitte no, vahenet ei ole. Muidu ma pean ootama, aga teeme meil ees, mina peab ka ootama. Ongi juba finiši tuled paistavad silmanurgast. Kuidas tõesti? Elus kodus läheb. Võib võisata. Oh yeah. Kähri, kui sa oled? Oota, vale mees! Väga hea, noh. Kurat, nad ette trügisid jälle, noh. 3 korda saime mööda neist. Luiga ja Kährik! Luiga ja Kährik!
30, mis te teete nalja? See oli küll parajalt pikk ring. Äkki ei oleks tõesti välja tulnud selle ühe paaditäiega. Pahi, kus see tuli nüüd niimoodi mäkra pani mulle. Me oleme jala pärast. Ei taha siin enam seisma jätta, sest ausalt ei viitsi enam käima lükata. Kes tehtud elusalt ja ilma vigastust. Aku ei kesta seda lampina. Ei kesta, jah? Jah! Kas Pärtel oli? Pärtel ja Moorits vist või ma ei tea. Jaa, õige! Pärtel, Moorits! Hommikust. Öösõit tehtud, nüüd on hommik. Vaja tsikkel üle vaadata, tuled maha korjata ja sest täna hakkab mäkke tõus kohe, ei ole siin mingit puhkust. Aku laadima. Repil ei ole häda midagi, aga mäkke tõusuks on veel turskem asi. Uus rehv alla. Pesu. Ja tuleb minna. Ja mäkke tõusul olemegi. Paar sõitu on tehtud. Rada on juba kiire tee. Renksiga paaris. Elektrikaga suutsin juba rämeda kukkumise saada, aga õnneks haiget ei saanud. Siin on ikka kõik sidur, vidur, gaas. Kõik on oma koha peal, aga selle elektrikaga oli vähe hirmsam. Start on Renks ja Tundad. See kukkumine muidugi hirmutas korralikult ära ka kohe. Kurat ei tahtnud järgi anda, peaaegu oleks küljed kokku pannud, aga hüppe peal koos minna on päris hirmus. Aga praegu läks jube hästi. 20,97 sekundit. Starti kohv ja piirak. Tuli praegu hästi küll. Nüüd on nii, et läheme lärmiga, või tähendab lärm läheb veel viimasena oma suure mägikaga ja siis me läheme kohviga jälle nende särtsukatega. Stark, üli hull aparat. Starti Rannu mäkketõusu vaimne isa. Unlimited, viimane vend. Vaata, mis lärm teeb oma 1200 pommiga hüppab siit. Nagu hull. Ja peale Unlimitedi viimast starti. Demonstreerin tagurpidi käiku inimest. Kodumasinate voor. Elektrimootorrattad. Liigu natuke, ta on esimest korda rattas. Vaata nüüd. Elektrimootorrattad jällegi duetina. 2 tüki korraga. Äkki meeles. Väga palju üle saame ka kirja panna 36,86 meetrit. Aga ma lähen nüüd siit paremalt, on ju. Nüüd oleks vaja jällegi taas. Vaadake, tagurpidi käik lihtsalt läheb, ronib mäkke. Oi, siin on mingi karv on vahel. On see üritus siin olemas ja võiks öelda, et talle võiks anda Coopi dressibluuse, et Coopi dressibluuse saada. Ole ädra. Nii. Jah, läks veits laperdama. Ja rada läks meelest vist. Kuidagi lõpus läks natukene puterdama, aga kohalik on mäe otsas.
tagurpidi käigu pealt esimese peale läheb kuidagi. Ei, korraks. Ärge laiali jookske. Järgmine start on siis nende ratast meenutavate pillide oma, ehk siis käivad patareidega. Esimeses ma ei tea vist küll, noh. Stardis karvupidi koos Kohv ja Luiga. Loodame, et ka meie aja võtumasinad on... Peaks ju mingi aja saama, kui ei hüppa, siis aega ei tule. Vähe säravamaks ja aktiivsemaks saanud, nii et õige pea elektrikat esimene start. Viiendat käiku panna ei julge, paneme neljandaga, sest 4 oli juba enne nii hull, et tõmbas niimoodi üle. Võiks piisata küll. Teisest sõidust kirjas sekundid. Esimeses sõidus Kohvil meetrit, ei saa rahvus, me pani juttu hullu. Ega siit ei kaota palju. Hopsti see. Tulin kõrvalt, aga põhimõtteliselt ikka kohe järel. All läks lips lappa aine. Rämeda tõmbega asi on see, no mis sa teed? Ja pidurid on ka näppude all nagu jalgrattal, see on ka väga harjumatu. Stardis ühe elektrika peal Kolm, teise elektrika peal Lärm. Ja siis... anname kohe teatepulga edasi. No Kolm, pane nüüd! Jätkame võistluspäeva peale neid elektrifitseeritud pille krossimeestega. Mitu eppa mingi käik annab? Et saaks hea. Taaskord krossimehed. Ja elekter oli järel ja nüüd kohe krossid jälle otsa. Reks ja Luiga valmistuvad kross ja piirat. Kurdi lipud, väga hea. Kurat ei saanudki aru, mis käik nüüd oli omast arust. Panin kolmandaga. Aga ikka oli teine pagan. Tahtsin kiiremini, aga näed, välja tuli nagu ikka. Panevad valmis. Ei teagi. Sai hästi või ei. Vaatan kohe aega. Ei näe nii kaugele vist. 17.53. Parem sekund kui ennem. Aga krossimehed olid ikka törts kiiremad enne, mul on tunne. Sõidetud on juba väga palju sõitajaid ja jälle Renksiga koos. Kurat, nüüd pidi hea aeg tulema raisk. Küll oli teine käik, aga siiski. Elektrikaga oli hea, lasin siit tagurpidi käiguga tagasi. Renksiga oli kõva press järjekordselt. Pidi hea aeg tulema. Kohe vaatame. Pidurit vajutada. Nii, starti Kohv ja Piirak valmistuvad Lipton ja Kõlga. 8-10 või? Kõige parem aeg. Oi kurad, hea aeg siis. 13 sekundit. Elektrifinaal. Starti ja valmis paneb Luiga. Kohv on ennem, see oled sina. Kohv starti. Kohv, sorry. Valmis paneb Luiga. Mul juba ajasin segamini siin asja. Teeme sooja vähe.
vaata, mis see kohv siin kokku keerab. Ikka nüüd sai selle ilusa tallatud rajasid. Küll. Luiga juba ootab, nii et kohv pani minema. Mine talla uuesti, noh! Sellega mootorrattad. Ai, kohv paneb ui kõvasti paneb. On saab peenikene aeg taas. Jälle hea aja tegi. 9,79 sekundit. Samas enne mul oli 8, nii et midagi väga hullus ei ole. Üle sõita ja panna elektrimootorrataste paika 8 sekundiga, nii et no kas tuli või ei tulnud? 0,09 sekundit. Aplaus! Oli parem või ei olnud? Tundub, et 9.09 on tänase päeva elektrirataste parim tulemus. Luiga, võid kapist pommi võtta. Lähme edasi. Tuli ära, noh. Kaardis mul läks perse. Mul läks ka niimoodi, kaevab tühja kohe, noh. See luges kohe. Aga hüppe oli seal ka ilusti, kuradi see mäest üles hüppe, vaata. Ja joppas kuidagi hästi. Vai, nüüd on jäänud veel Krossi finaal. Räige kiirtee. Seal on hetkel mul 3. tulemus. Kutsume Krossist. No nii, Krossi klassi finaal, kohv on enne mind. Siis olen mina ja siis on veel 2 Krossi asja. Lauri Pöör näiteks. Siin on start väga oluline, täie lauluga kohe minema kühveldada. Raiskis viskab seal küünlasse ja mine muhti, kui julgelt läks. Samas 9.35 ei olnud kõige tummisem aeg just. Näis, kuidas läheb finaalis. Kurat, lõpp läks lapesse veitsega. 30 sekundit. Mis asi? Pask raisk. Nüüd võiks raineid teha. Lõpp läks ikka käest ära. Praegu esimene vä? Okei, siis on kindel 3. koht, kui need kiiremad on. 7 sekundi mehed. Starti ootame neiest. Davai, vaatame, siit on hea koht, vaatame nüüd. Viimased ullid ka ära. See kuradi lõpp läks natuke naits halvasti. Oi, teevad see kõva tallamistööd. Nii et starti leies praeguse hetke parem aeg 7,77 sekundit. 7,77, mul oli enne 8,10. Sajandike mäng. Seekord on tegemist speed hiilglimbiga ehk siis pigem mäkke kiirendus kui midagi väga tõsiselt rasket. Aga sellegi poolest närvide mäng. Algul tulin kuidagi käik, oli vale, ma ei teagi, mis käik see seal oli, ei tea. Karjus tühja rämedalt. Aga no liiv on pehme ka, et käik leies on stardikoridori kenasti saabunud. Oi, sa pagan kust juurde. No kas eksib või eksib? Ei eksib. Ei eksinud.
Siin tuli kindlasti kiirem aeg. parima kärna eest taga. Saab mulle otsa sõita välja. Leies mäes 8,69 sekundit. Nii, nüüd tuleb stardikoridori puhta pöörane vend. Puhta pöörane vend. Ja Lauri Pöör. 71 sekundit täna välja sõitnud. Vana Krossi meister. Sinna kõrgele tippu. No kas eksib või eksi? Näis. Vaatame. On ka sellest stardist. Õige üks asi, mis pärast saab veel filmile on Kolb, kes teeb lärmirattaga siin oma debüüdi. Aga mul on juba 2 esikohta kirjas, nii et või no mis mul. Poeg mul 6-aastane võitis mini juuniori, Karl Lukas. Ja mina sain elektri esimese koha ja siit tuleb tõenäoliselt 3. koht, kui see mees ka kiirem must on. Oi, stardi lukka peale ja. Stardi abi kenasti lukku. No kaeme. Nii, pöörane mees. Kuhugi eks ja tuligi kiirem aeg. Silmaga oli näha. Või siis teine. Eelmine vend oli ka ülikiir. Ossa raisk! Anna andeks! Jäid ellu. 8,79. Teine. Ta võitis, sa oled teine, ma olen 3. siis. Päris hull tihki andmine. Nii et aplaus pöörasele 8,79. Siiski poodium. Nüüd mäketõusu viimane boonus tuleb Kolb lärmirattaga. Kui tuleb üles mäkke, siis saab mingi ränga auhinna. Ja kui ei tule, siis jääb rängalt võlgu lärmile, aga ma olen vist liiga kaugele tulnud, ei tea, kas ta üldse nii kaugele jõuab, aga Kolb on, tahtejõud on tal meeletu, tal on väga palju, tal on vähemalt 10 mootorratast, alustades võrridest, lõpetades mägikatest. No mis nüüd juhtus? Lihtsalt lasi gaasi maha ja jäi seisma. No. Tüüpiline. 500 € oli vahel. Hea küll. Selleks korraks kõik siis. Järgmine nädalavahetus on Magnifico. Siis on Võrtsu Enduro, siis tuleb Piksepini, siis on öine mäkkitõus ja siis on Türki minek. Ma ei kujuta ette, kas ma suudan kõike seda kaasa teha, aga eks siis näha saab.